No problemo. No problemo. Tere kõik, tere. Mina olen hetkel täitsa nagu puhkusel Belgias. Tulin Belgiasse, mõtlesin, et miks mitte. Et siin on, ütleks, päris palju soojem ilm kui Eestis oli, kui ma sealt lahkusin. Täitsa mõnus isegi on siin üle 30 kraadi kuskil, eks ju. Aga sellel nädalal, teate, hästi tore oli. Kõigepealt siis, eks ju, olid jaanid. Jaanid ma veetsin oma sõprade ja tuttavatega. Väga tore oli, ma olin Võsul. Olin ühel päeval, teisel päeval ma olin Saku lähedal. Kahe erineva seltskonnaga olin. Jaanid olid väga toredad, väga meeleolukad ja tõesti lõbusad. Hästi tore oli olla inimestega, kellega on nagu koos hästi hea aega. Hästi mugav oli tõesti. Ja Rakveres oli mul näiteks mäng Mikkmäega. See oli ka tore. Kõige naljakam asi oligi see, et Mikk tegi laval nalja enne, kui mina hakkasin tormi laulma. Et nüüd hoiame pööalt, et Jüri laulu ajal ei hakkagi torm ja vihma sadama, eks ju. Teate, mis juhtus või? Hakkaski. Ja ma tahtsin võtta kaamera kätte ja filmida seda, aga see oli kuidagi imelik. Ma ei julgenud eriti. Aga siis ma võtsin kaamera kätte, kui Mikk laulis oma uut singlit Lõkke ääres. Esmaesitlus oli sedal ja see oli kohe peale minu singlit, sest te näete, et sealt on rahvast natuke vähem, sest kõik läksid ära peale minu tormi või tormi ajal, sest et lihtsalt hakkas räigelt sadama. Palun vabandust, inimesed, ma tõesti ei tahtnud sellist tormi tekitada. Kohe peale seda sama mängu ma läksin oma täditütre sünnipäevale. Teemaks oli, seal oli siukest vintage spordiriidud olid kõigil seljas, ütleme niimoodi, ja minul endal oli ka mingi imelik kombekus seljas, mis eriti ei mahtud mulle selga, aga kuidagi sinna selga ma ütlesin selle oma. Ja siis mängisime, mina küll ei mängin, sest et ma ei ole spordi inimene. Et ma filmisin, kuidas teised mängisid ja nägid hästi naljakad välja. Sellised käsi, neil oli sellised prillid peas või need mingid topsid niimoodi, et nad ei näinud siis ühes mingi siuke mängile, eks ju. Krista on praegu seal, sinistel oleks Mart Krista kinni katsa, eks ole. Aine, tuleb mingit pima valendada. Miks see nüüd ja nüüd ma olen Belgias. Tegime ennem Rakvere esinemist ka muidugi kalli Karl Kanteriga proovi. Panen nüüd ilusti soeng. Ja, nii. See refrään käis nüüd. Kas langeb tähti või vihm see, torm murrab südame. Kui tiivad lahti, loodan veel, et leida linnuteed ja tuostas tõusta.
unusta. Siis tulen tagasi ja hakkame kindlasti töötama selle esimese albumi kallal. Ja see on vaja tegelikult väga kiiremas korras välja ajada. Et tuleb teha hästi palju vaeva ja siis saab ka selle albumi välja. Vaat näed, eks ju. Et seda ma tõesti ootan. Eluunistus on täide läinud põhimõtteliselt tõesti. Ja ei suuda veel siiamaani tegelikult uskuda seda üldse. Ma päriselt ka ei suuda. No ei suudagi, mis ma teen. Kindlasti jälgige seda kanalit ja pange ka väike subscribe. Ja siis iga nädal näete, mis ma teen, eks ju. Juba järgmisel nädalal siis näeme, ma ei tea, kus kaamera on, ma pean vaatama, ma vaatan ennast kogu aeg, aga siis ma pean vaatama tegelikult siia. Siis kaamera on imelikus kohas, ma ei saa üldse aru. Ja davai, tšauka, ma panen stopi peale. Ma peidan end taeva